videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Meie ajakirjandusega on huvitavad lood. Nüüd räägitakse avalikult, et seda hakatakse piirama. Ajakirjanike tegevust hakatakse piirama. Ja kui ma vaatan meie peavoolu väljaandeid, siis andke andeks, seal on asi juba väga piiratud. On ette antud piir, kust üle ei lähe. Kui sa sellest piirist üle astud, siis pead lendavad, sissetulekud kaovad ja kaob sissetulek, kaob inimene. See on ju kohta kaotus sellele inimesele endale. See, mida kaotust ta suudab luua ühiskonda sellisel moel ajakirjandust viljanedes. Mis kõik ju teevad nii, mis siis? Igaüks ikka oma mätta otsast. Ja need samused, kes vastavaid suuniseid siin koha peal jagavad, ehk siis viljelevad tsensuuri ja suletud ühiskonda, kuigi meil on avatud ühiskond ja demokraatia ja seda korrutatakse, kuni sa lihtsalt ei suudagi mõelda teistele sõnadele kui need ilusad sõnad, sest need koledad sõnad ju meie maa kohta kindlasti ei käi. Ja meie ajakirjanduses ongi selline lugu, on teemasid, millest vaikitakse täielikult, kuni kuskilt ei tule seda suunist, et kuulge, et okei, sellest võib natuke rääkida, sest otsused on nii ära tehtud, et neid enam tagasi ei pööra. Lihtsalt rahvale mõista on, et vaadake nüüd see ja too asi hakkab juhtuma ja kuna see otsus on tehtud juba aastaid tagasi, kõik protsessid on paigast detailplaneeringud, siis teie lihtsalt nautige sõitu, kui sellest on võimalik mingit raha saada, mingit hüvitisi, võtke, muidu lihtsalt saate ainult selle kahju. Ja rahvas läheb kaasa. Ja sellepärast ma arvan, et ongi oluline mitte lihtsalt ajakirjandus, vaid inimeste isiklik vabadus mõelda, end väljendada, jälgida, mis ümberringi toimub ja omavaheliste informatsiooniga vahetada, anda edasi üksteisele ja siiralt hoolida oma maast, mitte nii, et kui on mingi lipuga püha, paneme lipu püsti, oleme marudalt eestlased, mis asi see Eestimaa on? See ongi see maa ja need inimesed. Ja kui me sellest arvu ei saa, me arvame, et see on jälle mingi arenguplaan, arengukava, mingi kokkulepped välismaiste tegelastega, rahvusvahelised lepped. See on Eestimaa, siis seda Eestit ei ole enam kauaks, on vaid mälestus ja mõnele võib-olla meeldib see väljavaade, et see Eesti ongi kuidagi ajast ja arust vana riik juba, teeme midagi uut, modernsemat, globaalsemat. Lihtsalt üks näide, kuidas meediast on võimalik välja lugeda, kui vaba see meedia parasjagu on, kuidas manipuleeritakse, et hoida õiget suunda, tellitud suunda. Äripäev.ee, täitsa selline teema talajaotus on taastuvenergia. Ilmselt see on oluline teema, teate küll. Maailm ju meil ei soojeneb, aga see suvimaru jahe on, ei tea. 15. juuni. Hirmujutu keerises. Tuuliku võitlus käib vastuoluliselt teadlaselt tellitud uuringutega. Vastuoluliste teadlaste osas soovitan vaadata COVID-i aega. Väga palju vastuolulisust, väga palju vastuolulisi teadlasi, kes seda lollust jooksutasid. Aga nad olid sealpool, kust raha liikus ja seetõttu neid pole niimoodi sildistatud, et nad vastuolulised oleks. Nemad olid vastutustundlikud. Jätkan. Eesti tuulikuvastased tellivad hirmutavate sõnumitega uuringuid Rootsi teadlaselt, kes käis Euroopa Parlamendis oma sõnumit levitamas Venemaaga sõbrustava saadiku saatel. Üks saadik sõbrustas Venemaaga ja selle saadiku kutsel käis teadlane Euroopa Parlamendis oma sõnumit levitamas. Andke andeks, on liiga kaugelt. Meil on nagu oma presidendid, tegelased, jupid käinud Venemaale, konkreetselt kutsunud sealt külalisi vastu ja mitte mingit probleemi ei ole. Ei öelda, et kuule, et sina ja see seal, kas või see, kuidas meil Vene ärigi edasi käis teatud tegelastel, aga neid ei puututud, sest nad on kõrgemast kõrgemal, võrdsetest võrdsemad. Ja sealt edasi, palju meil on siin Vene raha läbi pestud, pestakse siiani ja seda ka nüüd uurija võttis justkui uurida, aga ma arvan, et uurib täpselt sinna piirini, et kellegagi midagi ei juhtuks. Ma pean silmas siis neid, kes peaks vastutama ja tagajärgi tunda saama, et niimoodi käituvad meie ühise varaga ja ka meie turvatundega tegelikult.
Ja millest siis täpsemalt kuurija rääkis, saadet me vaadata ei jõudnud. Kuhu kadus Danske rahapesuskandaali eest Eestile makstud 50 miljonit? Kui Ameerika Ühendriigid otsustasid eelmise aasta jaanuaris kanda Eestile $50 miljonit Danske Banki rahapesuskandaali uurimisel osutatud abi eest, esitleti seda kui märgilist tunnustust Eesti uurijatele ja prokuröridele. Mina mõtlen 50 miljonit uurimise eest. Andke andeks, aga oleks võinud mingi väiksema ja vähem kahtlase numbri välja pakkuda, sest see, et meil oleks asjad korras, on meie huvi ka. Ja kui keegi kuskilt annab nii palju raha, siis ilmselt see huvi on see, et hoiame asjad töös. Minu spekulatsioon. Raha pidi minema rahapesu, finantskuritegevuse, küberkuritegevuse ja terrorismi rahastamise vastase võimekuse tugevdamiseks, mis on täiesti ebaloogiline, sest seal liigub nii palju raha, et kui need ärisuoned kinni kuivatavad selle 50 miljoni abil, siis esiteks see 50 miljonit ei jää omadele näppu. Teiseks kaovad ka need muud raha liikumise liinid, ehk siis rahapesu, finantskuritegevus, küberkuritegevus ja terrorism ja niimoodi on ju täitsa õnnetu värk mõndade jaoks. Kuid enam kui aasta hiljem ei ole avalikkusel endiselt selgelt ülevaadet, kuhu see ligi 50 miljonit eurot tegelikult suunati. Kui ma selle saate ära vaatan, ma lihtsalt oletan, et seal on mingid variandid, kuhu võis minna, lihtsalt jutustama selle teema läbi, aga edasi. Kas see raha siis tuuakse kuskilt kohvriga välja? No hea küll, panime kõrvale, Ei, see on jälle selline justkui ajakirjandus, justkui uurime, aga edasi, mis edasi? Need, kes siis näidatakse, et kuulge, see on räpane, too on räpane, kas nende siis edaspidine eksistents nendes võrgustikes kaob? Neid enam ei usaldata. Absoluutselt mitte see, et nad on ebausaldusväärsed, selles seisnebki nende kvaliteet sellistes räpastes asjades ju ometigi. Aga jätkan võõraste huvidega, kus ka toimub vaikimine, kuni asjad on sealmaal, et enam tagasiteed ei ole. Doktor Aivar Tilt kirjutab oma Facebooki lehel juures kaart ja ta ütlebki, vaadake seda kaarti hoolikalt. Näidatud arvude kohaselt on üle maailma planeeritud või juba ehituses üle 3000 uue andmekeskuse. Kokku esindavad need umbes 190 gigavatti suurust elektrienergia nõudlust, mis tarbib kuni 1500 teravatt-tundi elektrit aastas. Perspektiivi lisamiseks on see umbes 5 Ühendkuningriigi elektrienergia tarbimise ekvivalent. Samade prognooside kohaselt on vee tarbimine üle 15 miljardi liitri aastas. Aastakümneid on meile öeldud, et inimkond peab oma energiatarbimist dramaatiliselt vähendama. Meile öeldi, et planeet ei suuda majanduskasvu säilitada. Meile öeldi, et maa päästmiseks peame leppima süsinikumaksude, piirangute, nutikate arvestite, energia normeerimise, kalli rohelise poliitika ja madalama elatustasemega. Meile öeldi, et kasvul on piirid. Kurikuulus Rooma klubi ehitas terve maailmavaate idee ümber, et rahva arvu, tööstustoodangut, ressursside tarbimist ja majandusarengut tuleb piirata, sest planeet lihtsalt ei suuda toime tulla. Kuid äkki, kui eesmärgiks on tehisintellekti, biomeetrilise jälgimise, digitaalsete identiteedisüsteemide, keskpanga digitaalsete valuutade, ennustava käitumusliku modelleerimise ja üha automatiseerituma tehnokraatliku ühiskonna jaoks vajaliku infrastruktuuri rajamine, näivad need piirid olevat kadunud. Ilmselt pole kasvul piire, kui kasv teenib digitaalse võrgu enda ehitamist. Järsku ei küsi keegi, kas planeet suudab ülal pidada tuhandeid energianäljaseid andmekeskusi. Keegi ei soovita tehisintellekti koolitust piirata süsinikdioksiidi heitkoguse vähendamiseks. Keegi ei nõua nende projektide peatamist nende tohutu veetarbimise tõttu. Keegi ei kleebi end teede külge, et ehitust peatada. Tegelikult võistlevad valitsused nende heakskiitmisega. Kommunaalettevõtted kiirustavad tootmisvõimsust laiendama, tuumaenergia on taas laual ja väidetavalt sulgemisele määratud söeküttel töötavaid elektrijaamu kaalutakse uuesti. Peaaegu nagu poleks energia kunagi probleem olnud. Peaaegu nagu poleks süsinikdioksiidi heitkogused kunagi tegelik mure olnud. Peaaegu nagu oleks kliimanarratiiv peamiselt seotud inimkäitumise kontrollimise, majandustegevuse piiramise, investeerimisvoogude ümbersuunamise ja tervete tööstusharude ümberkujundamisega tsentraalselt hallatava tegevuskava alusel. Nüüd, kui tehisintellektist on saanud järgmine strateegiline prioriteet, on mask langenud. Samad institutsioonid, mis aastaid tavainimestele nende süsiniku jalajälje kohta loenguid pidasid, valmistuvad tarbima riikliku suurusega koguseid elektrit, et ehitada planetaarset digitaalset infrastruktuuri. Ja nad eeldavad, et keegi ei märka vastuolu.
allikas ka kenasti juures ja kes peaks seda vastuolu märkama, kes ajakirjanikud äkki või kuidas nad saakski. Nad võivad mingi hetk saada loa, et vaata seda teemat, nüüd me puutume, aga vaata selle piirini me puutume. Ja siis meil on ajakirjandus ja uuriv ajakirjandus. Seda nalja. Ja mis meil veel toimub võõraste huvidega seoses? No täpselt see, mis peegeldab, et ei ole see ida ja lääs nii must ja valge, vaid on lihtsalt eesmärk võõraid huve teenindada, sest asi pole mitte selles, et kumb nüüd paha või hea on. Mis minule, ametniku, poliitikuna, mis mulle isiklikult hästi mõjub. Vaadake inimesed, kellel on see mina, nii kuramuse suur, et aju närbub selle ego kõrval lihtsalt rosinaks. Need inimesed ei tohiks olla ametnikud, poliitikud, rahva eest seisjad. Nad peaks tegema mingit, ma ei tea, erasektori asja, kus on ka reaalsed tagajärjed. Mitte nii, et olete süüdimatutel kohtadel, teete süüdimatuid asju ja tagajärjed on rahva kanda. Teie enda kanda ka, aga kuna te olete ennast kenasti pekki tõmmanud nende lollustega, siis te tunnete, et teil on nagu mingi puhver ja teid need tagajärjed nii väga ei puuduta. Keerad elu siin pekki, aga mul on ju kuskil välismaal juba miskit ootamas. Uus kodu mujal. Juurteta biomass. Ja veel võõraste huvide teenindamisest ja veest. Tiiuritari kirjutab, Sergei tegutseb jälle. Ajab ikka hinge täis küll, et Uuger nüüd jälle ja just enne võidupüha taas oma kombitsed Väimelasse ajab. Lootuses meie võidupäev ja Jaanit tuksi keerata. Moskva miljonär veeärimees Sergei Uuger koos oma Eesti sõpradega on mehed, kellel on olemas kõik. Peale austuse ja lugupidamise Eesti Vabariigi tähtpäevade suhtes. Nii pea kui kalendris hakkab punane kuupäev lähenema, hakkab Sergei ja tema sõprade südames sügelema. Mitte isamaaliselt, vaid geoloogiliselt. Ega Sergeil muidugi ei peagi Eesti tähtpäevadest midagi olema. Moskva veemiljonär, kes Iisraelis elab, mis temal meie vabariigi aastapäevast või võidupäevast. Kuid Sergei Eesti sõpradel ja meie kaasmaalastel võiks muidugi mingi respekt olla, aga ei ole. On aeg, annab Sergei oma advokaadile Raul Taltsile korralduse. 23. veebruaril oli sama. Sergei oli just riigipühaeelsel lühendatud tööpäeval personaalselt kohal, ilma lipsuta ja sirgi jututa, seisis kohalik ees ja pajatas siira murega. Moskval ja tervel Venemaal ei ole üldse mineraalvett. Ainult Kaukaasias oli, aga nüüd on Kaukaasia ära langenud. Lähim koht, kust mineraalvett leidub, on Eesti ja Eestis Väimela. Võru vallavanem Raul Tohv, volikogu esimees Georg Ruuda, majanduskomisjoni liikmed Urmas Juhkam ja Taavi Tuvike koogutasid ärimehe ees kaasa. Kõik 4 on vastselina mehed, kes toetavad Väimelasse Vene-Iisraeli veeäri rajamist. Mõni kohalik mõtles, kas Sergei ajab nalja, et Venemaal mineraalvee puudus. Teised said aru, et ei aja, see teebki asja hullemaks. Väimela koosolek lõppes, jooksime Riigikogu otseülekannet vaatama. Monika Helme oli esitanud arupärimise Ugeri e-resistentsuse kohta, et kuidas saab meie Põhjavee kallal toimetada mees, kellel puudub Eestis nõutav tegutsev firma. Selgus, et hästi nagu ei saagi. Ugerilt oli e-resistentsus juba vana aasta sees ära võetud. Aga Väimelas mees laias, vald koogutas, ikkagi suur ärimees. Nüüd on Uger taas liikvel, võidupäev läheneb. Kas on isegi lootus, et inimesed juba pidulainel, keegi ei vitsi pabereid lugeda ja tööd teha? Sergeil on närv pingul, mitte pidupäeva pärast, vaid sellepärast, et tema põrguaugu veekaevandusel on kohtu pandud õiguskaitse peal. Võtame maha. Ugeri esindaja Raul Talts on esitanud kohtule taotluse esialgse õiguskaitse tühistamiseks. Ugeri palgal Balrock OÜ tahab jätkata põrguaugu süvendamist ja puuraugu puurimist. Kui võimalik laseks Sergei tühistada mitte ainult õiguskaitse, vaid ka gravitatsiooni. Kui gravitatsiooni ei oleks, lendab vesi ehk ise maa seest välja. Puurimine peatati möödunud aastal pärast intsidente, kus inimesed said mürgistuse väävel vesinikuga ning tuli pöörduda EMO-sse. Juhtum leidis kajastamist ka ajakirjanduses. Projekti taga seisval Moskva miljonäril Sergeil endal puudub praegu õigus Eestis majandustegevuseks. Politsei- ja piirivalveamet on temalt e-resistentsuse ära võtnud. Sellest hoolimata jätkab tema firma Conforest tegevust volitatud esindajate kaudu. Tegelikus on see, et resistenditu Vene juut plaanib tegevust jätkata. Ta tahab võtta meetmeid, loeme nende taotlusest. Conforest OÜ pöördub 30. septembril 2025 Keskkonnaameti ja 15. oktoobril 2025 Terviseameti poole küsimusega, millised võiks olla puurimisele kehtestatavad kõrvaltingimused, mis tagaks kohtute esile toodud riskide minimeerimise.
Keskkonnaameti 14. oktoobri hinnangul võiks sellisteks kõrvaltingimusteks olla väävelvesinikudetektorite kasutamine ning tuule suuna ja kiiruse järgimine puurimistööde teostamisel. Keskkonnaamet tõi välja, et tuleks vältida puurimist tuulevaiksel ajal ning puurimise ajal peab tuul olema suunaga Väimala alevikust eemale. Väimala alevikust eemale, aga mujal on ka nagu loodus ja inimesed ja et kuna need Väimele omad seal lärmi teevad, siis suuname mujale äkki ei ole nii lärmakad. Ma lõpuni ei saa sellest loogikast aru. 15. oktoobril 2025 pöördus Coon Forest OÜ Terviseameti poole küsimusega, millised võiks olla puurimisele kehtestatavad kõrvaltingimused Terviseameti vaatest. Terviseamet selgitas 22. oktoobri vastuskirjas, et väävelvesiniku eraldust puurimisel on võimalik vähendada, kasutades vastavaid puurimistehnoloogiaid. Selleks, et tagada ohutu puurimine, kasutatakse spetsiaalseid keemilisi aineid, scavenger on see nimetus, ja kõrge pH-ga puurimisvedelikke. Soovitatakse näiteks kasutada kõrge aluselisusega puurimisvedelikke, mis sisaldavad liimi, et tagada pH tasakaal ja neutraliseerida H2S. Seega oleks Terviseameti täiendav ettepanek vaadelda võimalikke tehnoloogilisi täiustusi eesmärgiga elimineerida väävelvesiniku eraldumist välisõhku. Ja ma just tahtsin teha jaanipäeva postituse sellest, kui ilus on olnud see kevad ja suve algus Sireli lõhnas ja ilma väävelvesiniku raipe haisuta. Eelmisel kevadel me siin Sireli lõhna ei tundnud. Nüüd tuleb taas uuger. Residendit uuger, kes ei tohiks Eestis mingit majandustegevust arendada. Kuid ometi ta arendab. Uuger on andnud volituse päritolu poolest Otepää mehele Aivar Partsile ja muud kui mehkeldab. Puurjafirma Balrock ka kena. Nende esindaja väitis veebruaris, et enne 600 meetri sügavust mingit väävelvesinikku ei eraldu. Joonistas skeemi ja muudkui koputas ja korrutas. Me pole veel nii sügaval, väävelvesinik on välistatud. Ja imelik ei ole, ühelt poolt väidavad avalikul koosolekul, et H2S ei eraldu ja ei hakkagi eralduma nii sügavale ei mindagi. Ja nüüd hakkad puurimisvedelikena liimi sisaldavad keemilisi aineid kasutama, et neutraliseerida väävelvesinikku. Kas skisofreeniline ei ole? Aga Väimela ei usu Partsi ja Kavaluugeri jutte ja Balrocki ka ei usu. On võimatu uskuda, et mehed, kes luiskavad silma pilgutamata saalitäiele rahvale, et Venemaal mineraalvett ei leidu, hakkavad mingis Väimela tuule suunale tähelepanu pöörama. Imelik on see, et ainult Väimela inimesed peavad seisma Vene-Iisraeli miljonärile vastu. Kas see on Eesti riigi asi või üldse ei ole? Halloo, riik, su sõel on auklik. Uuger libiseb lovedalt läbi, e-resistentsuse puudumine Uugerit ei peata ja vald ei taha kuuldagi, et Uugeril e-resistentsus ära võetud. Ei olevat tema asi. Vastelina meestel silmad kilavad, muidugi neil puudub huvi Uugeri tõkestamiseks. Kes siis tegelikult kaitseb seda meie Eestit ja meie põhjavett? Kas see on ainult Väimela asi? Mina tean, mis tunne see on, kui sa hingata ei saa ja sind gaasitatakse. Ühel pool on Nursipalu ja nüüd trügib teisele poole Venemees gaasitama. Ja siis nad tahavad kasutada puurimisel keemilisi aineid. Ikka Alevi joogivekaev on seal samas, 30 meetrit. Kui kaua võtab aega, et need ained sealt allapoole liiguvad ja meie vaevu 100 meetri sügavusel asuvasse joogivette jõuavad, seda ei ole vaja uurida, eks see kõik on kukimuki. Kas ongi nii, et mitte kellegi asi ei ole ja mitte kedagi ei huvita peale selle inimese, keda gaasitatakse ja kellele see on elu ja surma küsimus. Proovige hingamata elada. Ja mis puudutab veel põhjavett, siis ei ole niimoodi, et Väimela inimestel on täitsa nätsus selle joogivega, nii et põhjavesi. Meil on Eesti all 2 ballooni. Lõunas üks, põhjas üks. Kui siin läheb põhjavesi nässu, siis pool Eestit kannatab selle tõttu. Aga kuna parasjagu pole ebameeldiv, siis inimesed tegelevad oma meelte lahutamisega ja lihtsalt ignoreerivad toimuvat. Ja need, kes siis seisavad selle looduse ja elu eest, ega nende elu ei tehta lihtsaks. Igasugune tühistamiskampaaniad, ajakirjanduses vastandumised, pilkamised ja ka õppused keskenduvad päris mitmel korral juba sellele, et kui rahvas hakkab mässama, mis siis nende mässajatega teha. Aeg-ajalt näidatakse lastelegi meil siin masinaid, millega siis saab rahvast laiali ajada, mingi sahamoodi asi seal masinal ees ja veekahurid ja karm värk. Ja Objektiiv 12. juunil
kirjutas, kuidas Eestis otsitakse tikutulega taga jõuametite töötajaid. Need, kes siis hakkaks jõuga midagi tegema. Ja siis mina mõtlen, kas see COVID aeg ei olnud mitte mingit moodi puhastus tuli, et vaadake need, kes on sellised hingega inimesed, kes saavad aru, et elu on püha, keha on püha, mina ise otsustan ja vastutan oma keha osas ja kellel on tänu sellele ka teistsugune suhestumine ümbritsevate inimeste ja nende õigustega. Nemad siis ära koristada, sest kuidas on see võimalik, et nüüd öeldakse, et jõuamet puudu on. Aga mis te just tegite? Te sundisite inimesi ennast süstima ainetega, millest polnud mitte mingit tolku. Vastupidi, palju kahju oli. Ja nüüd siis öelda, ei ole neid. Hei teie, kas siin leidub veel neid, kes ei ole olnud, kes ei ole jõudnud jõuametkondadesse tööle, aga kes enesest tunnevad ka, et ma ei tea, kui mingi mässuks läheb, ma lähen oma rahva vastu, vabalt, külma südamega, tulge, meil on teist puudu. Ja tõesti tundub, et COVID oli lihtsalt puhastus tuli, et need hingega inimesed jõuametkondadest eemaldada, et kui asjad jõuavad sellisesse kulminatsiooni, et rahvas enam ei talu ära ja endast seisma hakkab, siis oleks jõudu, mis ei läheks rahva poolele. Oota, kust see COVID üldse tuli? Siin Trump ütles kunagi, et Chinast tuli, aga päriselt siiamaani tegelikult pole ühest vastust ju tulnud. Mina siiani arvan, et see oli man-made ehk siis inimeste end tehtud, sest kuidas nad muidu said aastaid varem teada, et tuleb selline asi ja kuidas siis käituda ja see mängiti läbi. Ehk siis see ei saanud olla mingi nahkiir või tantab mis asi. See pidi olema inimeste endi loodud teadlikult, sihilikult ja lihtsalt hea näide sellest, kuidas peavoolus asjadest ei räägita ja kui sina räägid, siis sina oled igasugused sõnad. Vandenõuteoreetik, ja nii edasi. Kui ma rääkisin biolaboritest, siis see oli üks põhjuseid, miks siis mind umbusaldati, sest et täitsa hull jutt on ju. Ja nüüd palun väga. Objektiiv 15. juuni. Ameerika Ühendriikide luurejuhi Tulsi Gabardi avalikustatud dokumendid tõestavad, et Ameerika Ühendriigid ja Ukraina tegid ning teevad ulatuslikku koostööd ohtlike bioloogiliste materjalide käitlemise valdkonnas. Ameerika Ühendriikide riikliku luurejuhi Tulsi Gabardi kontor Office of the Director of National Intelligence 12. juunil avalikustatud dokumendid kinnitavad, et Ühendriigid aitasid Ukrainas ehitada, pidasid ja peavad tänaseni üleval üle 40 bioloogilisi aineid käitleva laboratooriumi. Dokumentides tuuakse näitena välja Harkivi eksperimentaalse ja kliinilise veterinaarmeditsiini instituut, milles tõenäoliselt säilitatakse teatud koguses ohtlikke haigusidusid, ja mis kindlasti on haavatav pikaajaliste teabeoperatsioonide, hõlvamiste või purustuste poolt, vahendab Epoch Times. Ühendriikide eelmise valitsuse jutupunkt oli, et Ukrainas asusid biolaboratooriumid, kuid seal tegeletakse ainult Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu ajast pärit ohtlike ainete hävitamisega. Kuna see nõukoaeg oli palju seda kraami seal võib olema, tänase päevani seal seda hävitama peab, ei tea. Mais kinnitas Gabardi kontor, et Ühendriigid mahitavad üle maailma rohkem kui 30 riigis üle 120 ohtlike aineid käitlevat laboratooriumi. Samuti nentisid luureametnikud, et paljud osutatud laboratooriumitest käitlevad ohtlikke haigusidusid, kuid ei täpsustanud kes, kus ja mida. Viide kenasti juures. Harkivi eksperimentaalse ja kliinilise veterinaarmeditsiini instituut oli üks rohkem kui 40 laboratooriumist, milles veel 2010. aastate alguses hoiti sadu haigusidusid, mille tegevust rahastati Ühendriikide Kaitseministeeriumi bioloogiliste ohtude vähendamise programmist. Tõesti, see kõlab nagu bioloogiliste ohtude vähendamine. Ühes dokumendis kirjutatakse, kuigi asutuse teatud osasid on kaasajastatud tänapäevase varustuse ja taristuga, leidus selles veel 2019. aastal vähemalt üksikuid bioturvalisuse ja biojulgeoleku puudujääke, millest kõige tähelepanuväärsem on ruumides, kus menetletakse nakkavaid Brucella baktereid. Väga mugav on öelda, ja seal oli ja üksikud ohtlikud momendid ja sealt tuligi see uus asi. Tundub päris kenasti läbi mõeldud. Teises Gabardi avalikustatud dokumendis kirjutatakse, kuidas Ukraina laboratooriumites käideldi Siberi katku, Ebola ja SARS koroonaviiruste haigusidusid ning kinnitatakse, et Ühendriigid koolitasid Ukraina teadlaseid bioohutuse valdkonnas. Bioohutuse.
Jälle selline must on valge, sõda on rahu ja nii edasi. Ohutus on oluline. 3. dokumendis paljastatakse, et Ühendriigid investeerisid Odessas asuva Ukraina katkuvastase uurimisinstituudi 4 laboratooriumi $9,1 miljonit, millest kas talletatakse või talletati bioloogilisi relvi. Ohutuse pärast on ikka neid relvi ju vaja. 2022. aastal avalikustatud dokumendis kinnitab Kaitseministeeriumit alates 2005. aastast on Ühendriigid paigutanud 46 Ukraina laboratooriumi, terviseasutusse ja diagnostikakeskusesse ümmarguselt $200 miljonit. Bioloogilised relvad ja ohutus. Avalikustatud dokumentides ei mainita, millistes riikides peale Ukraina veel laborid asuvad. Samas kinnitasid luurajad, et väide, nagu Ameerika Ühendriikide poolt rahastatud ohtlikke bioloogilisi materjale käitlevad laboratooriume pole olemas, on väärteave. Kabart kinnitas, et jätkab ODNI on siis seesamune Office of Direct of National Intelligence ehk see Kabarti samune kontor. Kabart kinnitas, et ODNI jätkab president Donald Trumpi korraldusel uurimist, kus täpselt osutatud laboratooriumid asuvad, milliseid haigusidusid veel käitlevad, mida tehakse nii Ühendriikide kui kogu maailma inimesi ohustava viiruste võimendamise uuringute lõpetamise eesmärgil. Ukraina saatkond Ameerika Ühendriikides nimetas 13. juunil ülitatud avalduses Kabarti paljastusi Venemaa propaganda väärastunud tõlgendusteks. Ukraina võimude sõnul tegeletakse laboratooriumites ainult rahva tervise süsteemi võimekuste tugevdamisega, epidemioloogilise jälgimise, laboratoorse diagnostika, bioturvalisuse ja julgeolekuga. Kõik osutatud tegevused vastavad rahvusvahelistele rahvatervise standarditele ja praktikatele ning nende puhul pole midagi tegemist millegi sõjalisega. Kus see oligi nüüd siin? Bioloogilised relvad ja just. Eesti Ekspressi uudistemaja tõigakontrollija Kalli Malts kirjutas 2022. aasta märtsil. Vene propaganda on võtnud uued pöörded, sest nüüd süüdistatakse Ukrainat biorelvade tegemises. Vandenõuteoreetikud on selle teooria avasüli omaks võtnud ning valedele hoogu juurde andnud, kuigi väidetele pole tõestust. Maltsad, Vuntši, Laine, Troonemaad, kes siin meil kõik on ennast nii täis lasknud sellise kallutatusega. Ma ei tea, kas keegi võtab neid veel tõsiselt. Kui nad on selles rollis, et nad peavad ütlema, et see on vale. Aga kui miski on tõde, siis see tõde tuleb igal juhul välja. Ja siis sa oledki see, et korraks sa oled seal püünel, sest sul on see platvorm, kus sa pead olema sellest fact-checker ja siis sa ütled, mina tean tõde, nemad valetavad. Aga see tõde tuleb ikka välja, siis sa oled siuke, nagu tühjaks läinud õhupall kuskil vaikselt oled oma värvi edasi, aga sa ei ole enam see suur, vaadake, ma olen see tõde ja need on lollid, vaid sa oled lihtsalt siuke narts, et tegin tööd, täitsin käsku. Postimees avaldas Kabardi avalikustatud dokumentide teemalise uudise 13. juunil ja nimetas seda Vene propagandaks. Postimees toob allikana välja Bellingcati kaastöötaja Kristo Grovesi väited. Hollandis ja Ameerika Ühendriikides tegutsevad korporatistliku VVO tööstuse asutust Bellingcati. Ühed suuremaid rahastajaid on teiste hulgas Venemaaga Ukraina kaudu sõda pidav Euroopa Komisjon ja suur Ühendriikide Wellspring Philanthropic Fund. Need filantropid, need filantrope oli seal Epsteini listis nagu päris palju, aga heategijad ikkagi ju. Viimase keskseks eesmärgiks on progressikultuse mahtamine. Varem on Bellingcati rahastatud Ühendriikide maksumaksja raha eest tegutsev valitsusväline organisatsioon NED, riiklik demokraatia rahastu, mis on üks keskseid lääne süvariigi VVO tööstuse propaganda ja värviliste revolutsioonide korraldamise vabrikuid. 2014. aastal ja enne ning peale seda rahastas need koos USAID-iga enam-vähem kõike ja kõiki, kes olid Ukraina Euromaidani võimupöörde taga. 2023. aasta augustis Tucker Carlsonile antud intervjuus väitis tänane Ühendriikide terviseminister Robert F. Kennedy Jr., et USA-l on Ukrainas biolaborid, kuna me arendame biorelvi. Ohutus, rahvatervis, blablabla. Maineka poliitikakommentaatori Jacob Critchi hinnangul on Ameerika Ühendriikide toel toimuv viiruste võimendamine seotud nii 2014. aasta Ukraina putši, COVID-i pandeemia kui Ukraina sõjaga. No võt siis teile. Aga see on kõik vale info.
ja selline tundepõhine saade, nagu siin Margus esile tõi. Siin on ka fakte päris palju, aga võib-olla see selline tundega lähenemine aitab nendel faktidel paremini kohale jõuda, sest kui oleks ainult faktid ja puuduks see nii-öelda human touch ehk siis mina oma emotsioonide ja tunnetega ja ka sellise inimliku poolega, et kui midagi on väga kehvasti, ma ei saa alla anda, ma pean edasi elama. Ja isegi kui mind on isiklikult väga sügavalt kritiseeritud, sügavalt puudutavalt, siis päeva lõpuks mul on ikka siuke, mis me teeme, kaevan augu või viskad pärast ise mulla peale või et elama peab edasi olenemata oludest ja need olud ilmselt ongi need, mis suunavad meid elama oma suuremas väes ja tões. Nii, jätkan siis selle samuse eelmainitud sõja teemal, kuidas kõik need pandeemia asjad väga sujuvalt jooksevad, sõja asjad väga sujuvalt jooksevad, tuli sõda, lõppes COVID ja kuidas meil mingi hetk hakkasid ameeriklased ära kaduma linnapildist. Ja siis nähti neid kümneid Poola rekkasid, mis kraami minema viisid, rahvale öeldi rotatsioon, aga peale seda on nagu maru vaikseks jäänud. Ja lõunaeestlane võtti siis kirjutada, et tähelepanek, ameeriklased kadusid Võrust ja pole siiani naasnud, 16. juuni. Sotsiaalmeedias on tehtud tähelepanek, et USA sõdurid kadusid kevade hakul Võrust ja nad pole siiani naasnud. Lisaks juhitakse tähelepanu, et juba 4 aastat tagasi prognoosisid asjatundjad, et Venemaal on kohe jaks otsas ja sõda saab läbi. Nüüd oodatakse pikki silmi nende naasmist. Kaitseminister Hanno Pevkur rääkis alguses paarist nädalast, siis paarist kuust. Nüüd on vaikus eetris sellel teemal. Juures on foto, kus on mustanahalised militaarvormis naised, mis minu jaoks on nagu eriti pahupidi. Mustad naised tegemas valge mehe tööd ehk siis kodusid kaitsmas. Kas need mustad naised hakkavad meie kodusid kaitsma või tulge mõistusele? Vastik militaarturism, lihtsalt NATO tolgused, ütlen ilusamini siis militaarturistid. Aga nii kurb, nüüd meie söögikohad on tühjad ja eks tuleb mingid muid võõraid asemele tuua, sest eestlased ise pärast COVID-i asja tänavad neid väga tühjaks. Jah, paljud, kes said raviga, teisi ilma mindud, kes süstiga. Ja siis selleks, et see väljasuremine nii silma ei riivaks, ongi võõrad tuua. Erinevate on see seoses haridusega, kuidas välismaalased tulevad meile õppima, nii vahva. Ja siis tuuakse neid vange meile, ukrainlasi, mis iganes järgmiseks. Merkel ütles ammu, et multikulti kaput, aga miks kellelegi see kohale ei jõua, et see ei ole ju nii võõras sõna, et kaput, seda ma olen isegi eesti keeles kuulnud, et inimesed ütlevad kaput, aga ikka ei saada aru, et see multikulti ei ole meie huvides. Ja hiljem lähen mööda kohalikust suveniiripoest ja mida seal müüakse? Ameerika lippe ja Eesti lippe kõrvuti, sest paarsada meetrit eemal oli siis meie lipu siuke rivi, kus oli 2 Võrulinna vimplit, Ukraina lipp, 2 Võrulinna vimplit, keskel siis Ukraina kesksel kohal. Ja kui ma kirjutasin selles linnavalitsusse, siis ma lihtsalt sain kinnitust sellele, kui selgrootud nõlakad nad on, kuidas see on austusavaldus. Kui te ei austa omasid, kuidas te saate teisi austada? See on sama loogika, kui sa ennast ei armasta. Kuidas sa teisi armastada? Sa isegi tea, mis see armastus on, kui see ei käi läbi sinu enda. Austus. Aga nüüd õnneks, kuna võim vahetus, siis ma ei pidanud rohkem kirjutama. Pandigi kenasti sinna see lipp, mis peaks olema kesksel kohal Eesti lipp. Rõõm. Aga rõõm jäi üürikeseks, sest et Zelenski ütles, et Ukraina lippude eemaldamise kohta Ta ütles nende eemaldamise kohta, et pisikesed vead võivad rikkuda suure sõpruse. Nii kurb, kui sa ei saa olla rahaahnete verekaanidega sõber, kes sind lihtsalt lüpsavad süüdimatult. See on siuke sõprus, mille kaotamisest on nii kahju. Aga rääkides sellest, keda meil siis asemele tuuakse, meil on siin see samune maheala on ju, kus kasutatakse kõiki NATO relvaliike ja räägitakse siis sellest, kuidas piirialasid ikka pannakse õitsema ja regionaal bla. Ja siis ma mõtlen, et halloo, et kui üks ja sama organisatsioon
jagab seda aknatoetust, elab kaasa sellele, et kõigist NATO-relvaliikidest lastakse ja siis räägib maheala juttu. Euroopa Liidu maheala, siis te olete ikka täiesti sassis omadega ja selliseid inimesi ma ei suuda tõsiselt võtta. Ja et me peame mingist hetkest jõudma sinna kohta, ükskõik kui meeldivalt keegi räägib, ükskõik kui nunnu või meeldiv see jutt on, me peame seisma ise enda eest, sildistatagu kas või riigivastaseks. Sest kui riigivastased oma asja ajavad ja see jalgu jääd, siis nad ütlevad, et sina oled riigivastane. Ja mõni inimene näeb väga meeldiv välja, on sümpaatne ja siis need on minu arust eriti ohtlikud. Aga siis on mõni, kes näebki välja selline, et ma ei tea, siin on midagi väga nässus. Aga ka nende puhul on oht, et mõned lähevad liimile. 11. juuni Igor Taro Facebooki lehelt. Muide mees, kes õppis ka kunagi seal maal, kus käiagi täna ei tohi. Eile arutati Riigikogus, kas Lõuna-Eesti vajab 400 kõrgepalgalist töökohta brutotasuga alates 2700 eurot kuus. Opositsiooni meelest mitte. Nemad eelistaks tühjale amortiseeruvale kinnisvarale maksumaksja arvelt peale maksta. Pidagem seda alati meeles, kui nad hakkavad kampaanias kõnelema regionaalarengust ja töökohtade maale toomisest. Tartu on maakoht. Eilne otsus mõjutab positiivselt 6 maakonda Lõuna-Eestis. Vanglarendilepingu vastutajad toetavad Lõuna-Eesti hääbumist. Vanglarendilepingu vastustajad toetavad Lõuna-Eesti hääbumist. 400 kõrgepalgalist. Ja siis see 6 maakonda rahvas hakkab siis sinna Tartu vanglasse käima neid Rootsi mittevalgeid retsidiviste niimoodi kantseldama. Andke andeks, aga võiks mõelda inimväärikusele. Kas meie suund ei võiks olla väärtuste loomine, tootmine, toota midagi, mida saab eksportida, sellega oma majandust elavdada, aga meil on mingi räpane retsidivisti äri, mis ei pane Lõuna-Eestit õitsema. Need inimesed, kes saavad sellise rõveda töö eest 2700 eurot kuus. Mis elu see on? Kas see raha võtab ära sult selle teadmise, et sa pead seal suhtlema kellegagi, kes näiteks ongi vägistanud väikseid tüdrukuid, väikseid poisse? Aga raha on hea. Küll mu psüühika leiab mingi leevenduse, ostan selle raha eest endale miskit uhket, toredat, mõnusat. See ei ole tegelikult suund, kuhu liikuda. Ja see on seesama koht, kus meile tuuakse võõrad sisse. Ilmselgelt need sugulased ka nõuavad välja, et me peame saama külastada oma isa, poega, venda, tütar, tõde. Ja siis meil ongi maatäis neid, kelle moraal on selline, et talmud ja muu. Ja see võitlus, kuidas lapsi vägistada, ongi okei, kuidas teatud kultuuridel on lubatud kanda nuga endaga kaasas, sest nende mingi usuline värk võib kedagi pussitada isegi ja öelda, et ta oli rassistlik ja sellepärast ma kaitsesin ennast teda kaela pussitades rassismi eest ja kõik on sükst ja rassism on tegelikult päris paha asi ja vajad sa mingit vaimset tuge selle kogemuse eest, kuidas sulle öeldi rassist. Õudne. Ja see, mis meie valgest inimesest saab ja miks see valge inimene on nii sihikul, ilmselt valges inimeses on midagi, mis on ohtlik ja heas mõttes ohtlik, ehk siis nendele ohtlikele ohtlik. See on need leid sotsiaalmeediast, uskuge või ärge uskuge, aga vaadates, mis maailmas toimub, ma kaldun ise uskuma. Rabinovitši kõne täistekst on leitud. Keelake valgetel valgetega paaritumine. Valged naised peavad koos elama tumedate rasside liikmetega ja valged mehed mustade naistega. Seega kaob valge rass, sest tumedate ja valgete ristumine tähendab valge mehe lõppu ja meie kõige ohtlikumast vaenlasest jääb vaid mälestus. Me siseneme 10 000 aasta pikkusesse rahu ja külluse ajastusse, paks judaikasse ja meie rass valitseb vaieldamatult maailma. Meie parem intelligentsus võimaldab meil kergesti säilitada võimu tumedate rahvaste maailma üle. Tumedate rahvaste maailma, see on nagu minu jaoks täiesti süürsulatuskatel. Tumedad rahvada, kui te on tumedate vastu mida neid nagu nende valgetega siis kokku tahate vepsida. Las siis valged olla valged ja tegelge oma tumedatega. Ja siis kuidas inimestele, kõik need armagedonid ja kuidas pääseda ja see sammune. Me siseneme 10 000 aasta pikkusesse rahu ja külluse ajastusse. Kes seda rahu ja küllust ei taha? Muidugi tahame. Siseneme. Ja kui siin öeldi, selles lõunaeestlase artiklis toodi välja, kuidas keegi viitas sellele, et kuule, et see meil tükk aeg juba lubatakse, et neil on
enam pole mingi vastane ja kaotab ja nüüd antakse meeletult raha Ukrainale jälle juurde, sest Ukraina mitte lihtsalt antakse. Ukraina annab tagasi, kui venelane hakkab kinni maksma oma tehtud kahjusid. No, ja mina mõtlen, et kas te olete segi peast või? Kas te tõesti siiralt arvad, et venelane hakkab midagi kinni maksma või? See on minu jaoks siuke, et sa oled kasiinosõltlane või? Ei no, kui võidad, siis maksad tagasi. Jälle 10 000. Ei no muidugi kunagi, sa ju võidad, eks ja siis maksad tagasi. Sama loogika. Nii, ja tulevikust rääkides ka sellest, kui segane see maailm on, kuidas vahest on lihtsalt loed ja pea hakkab ringi käima ja sa lihtsalt istud maha, et tunnetada stabiilsust, tasakaalu, et endast leida ka see koht, et ma ei ole hulluks läinud. See maailm lihtsalt on kaunis hulluks läinud. 16. juuni ERR.ee rahvusringhääling, kus sa eeldad, et ei ole mingi, ma leidsin mingi Rabi mingi asja, loen teile ette, kus olekski adekvaatne värk, kus ajakirjanik ongi selline, et kuulge, ma tahaks teada, mis siin taga on või midagi adekvaatset, aga ei, rahvusringhääling. Tartu Ülikooli esimeseks tulevikumõtte professoriks saab Martin Herem. Tartu Ülikooli senat otsustas avada tulevikumõtte professuuri, mille esimese täitjana alustab 2026-27. akadeemilisel aastal kindral Martin Herem. Ju tal oli vaja töökohta, et selles militaarassas ei tahtnud enam olla, sest kuidagi tuliseks kiskus see asi. Sai sõda nagu liiga hoovile ligi tõmmatud ja siis nüüd tuleb luuletusi kirjutada ja minna sellisele kohale, väljamõeldud kohale. Minu jaoks tõesti Luululand. Professuuri ellukutsumine on üks Tartu Ülikooli läheneva 400. aastapäeva programmi algatusi. Selle kaudu soovib ülikool tugevdada oma rolli vaba mõtte ja teadmuspõhise arutelukeskusena ning siduda akadeemilist teadmust nende inimestega, kes on oma tegevusega märkimisväärselt kaasa aidanud vaba maailma väärtuste hoidmisele ja edendamisele. Tõmmake sõda hoovi ja vaadake, kus meil on siin vabadust ja edenemist. Tulevikumõtte professor peab avalikke loenguid, osaleb õppe- ja teadustöös ning aitab tuua ülikooli aruteludesse uusi vaatenurki. Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri sõnul saab ülikool tulevikumõtte professuuri abil kutsuda akadeemilisse arutelu inimesi, kelle kogemus avardab akadeemilist vaadet ühiskonna tulevikule. Maailmas toimuva jälgimise, uurimise ja õpetamise kõrval on ülikooli ülesanne aidata sellest ka aru saada ja küsida vajaduse korral ebamugavaid küsimusi. See ei küsi ebamugavaid küsimusi. Tulevikumõtte professuuriga saame tuua Tartu Ülikooli inimesi, kelle kogemus ja mõtlemine aitavad paremini mõista, kuhu Eesti ja demokraatlik maailm liiguvad. Soovime, et ülikool oleks paik, kus tulevikku kujundavatest muutustest ja mõjutajatest räägitakse avatult, julgelt ja teadmistele toetudes, ütles Asser. Nii, minul on siin väike konflikt selle tekstiga selle koha pealt, et küsige vabadelt inimestelt siukseid asju. Miks te räägite nendega, kelle jutt on väga rangelt paigas, kes ei saa öelda midagi, mis läheks vastuolu sellega, mis on paika pandud. Kui päriselt tahate teada, mis toimub, siis see vastaja, kõneleja peaks olema inimene, kellel on vabadus rääkida asjadest nii, nagu need päriselt on. Tulevikumõtte professori tegevus on mõeldud nii Tartu Ülikooli üliõpilastele ja töötajatele kui ka laiemale avalikkusele ning üldjuhul kutsutakse professori ülikooli 9 akadeemiliseks aastaks. Professori kandidaate saavad edaspidi esitada kõik ülikooli liikmed. Mulle kohe, kui see uudis tuli, meenus Greta Thunberg, tüdruk, kellel on vaimne puue, kes sai doktorikraadi Rootsis. Mitte, et Helenil oleks vaimne puue, aga lihtsalt see, kui madalale see mäng on käinud, lihtsalt jagatakse selliseid asju. Lihtsalt õhust tegelikult. Ja üks osa sellest on kindlasti ka see, et teha millekski trendikaks ja atraktiivseks, sest sõjandus ja militaarvärk, sest me olemegi üks sõjariik. Selline väike Chihuahuaga. Oi, kui sõjakas. Annaks jumal, et see sõda siia ei tule, et inimestel leiduks eneses ennem see ühendus, et see, mida sõda meile siis õpetaks, et me saaks sellest aru enne, kui sõda on siin. Sest sõda õpetab üksteist hoidma, väärtustama elu haprust. Ja kui me saame sellest aru enne, kui sõda siia kirjatakse, siis sõda siia ei tule.
Asser märkis, et Martin Herem on tulevikumõtte professuuri esimese täitjana kõnekas valik. Seesamune kõnekus, millest ma just rääkisin, militaar on teema. Pika karjääri jooksul Eesti kaitseväes, sealhulgas kaitseväe juhatajana on ta kujundanud avaliku arusaama riigikaitsest kui valdkonnast, mis puudutab kogu ühiskonda. Keerata jama kokku, kõik saavad, nii et häitseb. Tema akadeemiline huvi Eesti vastupanu ajaloo vastu, kogemus Ukrainas toimuva Venemaa agressioonisõja õppetundide mõtestamisel ja oskus rääkida keerulistest julgeolekuküsimustest arusaadavalt teevad temast tugeva sillaehitaja kaitsevaldkonna teaduse ja avaliku arutelu vahel. Tulevikumõtte professori ametikoht on valdkondade ülene. Esimesel aastal asub tulevikumõtte professor tööle Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituuti. Herem näeb professuuris võimalust tugevdada arusaama riigikaitsest kui laiemast ühiskondlikust ülesandest. Lisaks teaduskoostööle valmistub ta koos kolleegidega Ühiskonnateaduste instituudist 2026-2027 aasta sügissemestri avalike loengute sarjaks. Tulevikumõtte professori esimese aasta tegevuskava täpsustub suve jooksul. Avalike loengute sisu ja ajakava ning loengukursusele registreerimise info avaldatakse augustis enne sügissemestri algust. See on nagu uus keel või midagi sellist. Kumab siit läbi. Ja tulevik. Jälle üks leid internetist. Mees filmis ennast Dubai tulevikumuuseumis hoiatades, et eliit on juba avalikustanud plaanid luua neurokiip, mis võimaldaks inimestel telepaatiliselt suhelda nii teiste inimeste kui ka robotitega. Muuseumis on väljas ka makseimplantaat, mis on mõeldud naha alla implanteerimiseks kontaktivabade maksete tegemiseks, mis on juba laual, asi siis esimene pool ära teostuda. Aga telepaatiga on see lugu, et see on ja kahjuks ei jää, kui me sellest ise võõrdume. Nutiseadmed on selle koha pealt üks hea näide. Kui meil on võimalus kohe ühendust võtta, siis see telepaatiline pool meil hakkab hääbuma. Me ei suuda minna enam sinna sügavale seisundisse eneses, kus me suhtleme, sest me saame otse suhelda. Ja nii ka hääbub see meie võime ja kui sul on juba see kiip, mille peale sa justkui telepaatiliselt, aga tegelikult elektrooniliselt suhtled teisega, me närbume inimestena. See võimekus, kellena inimene siia ilma sünnib, see on vau. Ja kui vähe sellest me tegelikult kasutame, sest kõik on tehtud mugavaks, lihtsaks. Ja kui sa räägid nendest vau asjadest, siis sa oled nagu mingi, ma ei tea, või see on midagi viga, et sa sihukest asja usud või. Aga ometigi, kui sa julged elada selles päris inimese kogemuses, siis inimene olla ongi vau. Ja ma ise jõudsin mingit sinna kohta, et ma endas mängisin kuidagi selle sõjateema läbi, et mis on siis see, kui me laseme selle võimaluse käest, et me ennetame sõda, mis on siis see õppetund, mida me saame, sest mitte kunagi ole ükski asi üleni halb. Alati midagi head, kui vaadata hingeplaanis, surm, paha, ühel peal sureme kõik, ma ei propageeri eutanaasiat absoluutselt mitte või neid enesetapu meditsiini, mis meil on igasugu hinge alla surumist ja antidepressandid ja muud asjad, kus sinu hing ei saa enam sinuga rääkida, sa oled zombistunud. Ma ei propageeri seda, aga just see, et eladagi täiel rinnal, võtta vastu neid tundeid, neid elamusi ja ka neid eneseületuse kohti, kus mingi koht on sigaraske, kuidas ma siit läbi lähen, mis see vastus on? Ketrad kõik senised variandid läbi, teiste lood läbi, et äkki sealt midagi õppida, kui sa saad aru, et okei, siin on midagi, mis minust peab esile tulema, mida ma lihtsalt ei suuda veel endast tabada ja kui sa plõks käid ja külmavärinad üle keha jooksevad ja sa saad aru, et õige asi tuli esile. See on äge, see on selline elus tunne. Ja ma soovitan julgeda elada inimesena, julgeda eksida, julgeda põruda ja andestada endale, sest kui sa suudad andestada endale, suudad andestada ka teistele. Sest kui sa seda ei suuda, siis sa kannad endaga kaasas üht suurt, rasket kotti, mis on justkui turvaline ja ma tean, et nad võivad nii teha ja siis sa lähed niimoodi suur raske kott, lohistad mööda maad ja siis kui keegi tuleb, siis sa saad sealt võtta selle telliskivi, kuhu peale on kirjutatud reetmine. Näe, ma tean, et sa võid mulle nii teha. Paned kivi tagasi kotti. Sina mäletad, sa tegid mulle nii ja näitad seda telliskivi, paned tagasi kotti ja sa oled maru tegija. Sa oled nii tugev elu suhtes, sest sa tead, mis kõik võib juhtuda. Ja siis sa vead oma elu energia hinnaga kõike seda kaasas, et olla turvaliselt kuidagi.
Aga kui sul ei ole seda eluenergiat, siis sa tassid mingit mõttetut kraami, mis see turvalisus sulle annab, see, et sa suudad kõike ennetada ja vältida ära hoida. Kui tegelikkuses on vaja lasta vabaks ja võtta avasüli vastu ka need järgmised õppetunnid, sest need viivad sind järjest sügavamale endas, ka andestusse iseenda suhtes, kui sa eksid. Ja sealt edasi andestusse ka teiste suhtes, kes on olnud selles rollis, kes peavad sulle seda kogemust andma. Me lihtsalt... minul andestamine selle koha pealt ongi, et kui keegi on mulle teinud midagi, mis mind tõesti sügavalt riivab, siis ma mõtlen, mis ma siit saan. See samune sometimes lose always win, et mõnikord kaotan, alati võidan. Mida see praegu mulle õpetab, sest kui ma pööran selle positiivseks õppetunnina käsitlen, ma ei saa selle inimese peale siis vimma kanda. Ja mul on ka seda kogemust, kuidas siis räägidki südamest, sest sa ei pane südant lukku, sest arvad, see inimene täitis oma ülesannet, et sinus midagi esile tuua, mis lahendaks. Aga see inimene, kui nad on selles rollis olnud, siis tema tunneb süüd, ei suuda endale andestada ja siis ongi, et sa räägid südamest, aga vastu tuleb viha, vaenulikkus, sest tema ei suuda seda niiviisi protsessida nagu sina. Või antud juhul siis nagu mina olen ära protsessinud ja mul ongi kergus eneses ja siis tal ongi, see on see ja ma olen lihtsalt siuke, et ei ole ju see, et minus ei ole seda, et ma olen selle endas ära lahustanud ja hiljem oli väga huvitav kogemus, kuidas soovid olla hea inimene ja see on normaalne aga kuidas olla niimoodi hea inimene, et sa päriselt oledki hea inimene, kui sa pead teisele ütlema midagi ausat, mis talle võib haiget teha selles hetkes, aga mis on tema huvides. Me ei tohi tegelikult neid asju alla suruda, kui sa ütled seda midagi südamest ja armastavalt, siis see koheselt on ka nagu plaaster sellele haavale, aga sa pead suutma seda teha hea soovlikult ja sa oledki hea inimene, isegi kui sa ütled kehvasti, aga südamest. Ja hiljem oli see kogemus või taipamine mul läbi selle, et meil oli laulmises sellised osteopaatilised võtted, mida õpetaja seal teeb. Ja pidi mõtlema vihale, inimesele, situatsioonile ja mina ütlen, jah, ma justkui olin vihane, aga ma kohe andestasin ja kõik oli nagu maru hästi ja ma ei jäänud seda endas kandma ja muidugi siuke, ma ei tea, okei, ma teen selle asja kaasa. Ja kui lõpus oli vaja see emotsioon panna häälde, täishäälikutena teha lõvihäält, siis see, mis minust välja tuli, ma sain aru, et appikana ma olen endale valetanud. Et ma olen mõelnud täpselt see, mida ma ennast kirjeldasin, kuidas andestad ja aga tegelikult selle enda alla surumisega, et mitte halvasti öelda, et olla, et ta ongi selline, las olla, surud endas muudkui alla, aga see viha kuskile ikkagi jääb. Isegi kui sa endale teadvusta, mõtled, ole viha, tunne seda viha, ei ole viha, mingi viha ei ole. Ja kui ma selle kogunenu endast välja sain ja oli vaja minna endale kesktelge ja uuesti need häälikud teha, ülipuhas tunne oli. Ja sealt tuligi minu see siuke taipamine, et kui me oleme head, liiga head, siis see ei ole hea, sest meie ülesanne on ka inimestele öelda seda, mida nad eneses ei suuda esile lasta tulla. Neis on liiga palju niigi enesesüüdistust ja siis see oleks nende jaoks veel nagu see lisasüüdistus, aga kui sinu süda on avatud ja sa armastusega ütled seda, siis see tegelikult töötab nende heaks ja sa oled halvasti öeldes hea inimene. Sest sa ütled südamest ja sa soovid sellega head, sa soovid inimesele näidata, kuidas sina kõrvalt näed, kus ta on. Sest tema võib oma asjadesse olla nii ära uppunud. Aga uppu ja päästamine on tema eneseasu. Et mitte liiga imalalt saadet lõpetada. Aituma kuulamast, sai jälkisane pildilda Margus Pandiks määnsegi pildi jooskma, löödes ennast videoformaati. Omnigu ma väga püüdsin, et saada tulessi videoga. Juhtusin nii, et X joosiva päeva asjad nii kokku, et ma mõtlen, et kui ma nakka pildat videoasja ajama, siis või juhtu nii, et Georgi Utkodo hinne, kui ma saate lõpule jõuva ja see on ka nagu kehvasti, sest ma mõtlen, et kõik need asjad, mida ma täpetiika jagasi omale väga olulitse, üks asi ei jaga mõelda. Ma mõtlen, kas ma vaatida lehi ära. Jah. Aga ta toimu juba 20 juuni. Ma loeda kipesti eesti keelen ette. Kuidas veel valgeid hävitatakse? Hetk läheb veel. House of Kuko. Siuke jaapanipärane, natuke huvitav. Õppeaasta võib olla lõppenud, aga House of Kuko jätab
teid kõiki suvetööle. Esitleme teile Kuradisilla kolledži rääktöötubasid. Suve jooksul on teil võimalik tasuta osa võtta erinevatest räägioskustega seotud kiirkursustest, et võib-olla äratada just teis järgne konservatiivide hirm ja kväärrahva, rahva 2 V-ga, kangelane 2 V-ga, sest see ärritab ju neid, kellele see vana eesti keel on südamelähedane. Töötubasid viivad läbi House of Kuko liikmed ja paar lahedat külalisõppejõudu, nii et märkige oma kalendrid ja näeme armastuse saalis, sest kväärindus see on ju armastus. Üritus toimub aparaaditehase kultuuriplatvormi raames, kus kindlasti liigub päris palju raha. 20. juunil ajaloo ja karakteriloome töötuba. 2. juulil Krimmi ja Paruka töötuba. 23. juulil kostüümitöötuba. 13. augustil liikumise töötuba. 4. septembril eksam. Väga tähtis, oi kui sa sealt põrud, siis oi sa saad. Rohkem infot juba varsti. Nii, ja kes see korraldaja on? MTÜ Kuradisilla kollektiiv. Vanust 2 aastat, 3 kuud. 0 käive, aga raha hais käib siin üle pea. Ja kes selles MTÜs siis Nina mees, Nina naine on? Marlen Laanep, kes on teaduste magister, bioloogia ja ökoinnovatsioon. Väärindus äkki ongi ökoinnovatsioon. Tont seda teab, mis nende kummaliste sõnade taga on. Ökoloogia ja maateaduste instituut, zooloogia osakond, terioloogia õppetool, terioloogia noorem teadur. Väga tähtis värk. Mu ema lõpetas kolmapäeval magistri saksa keele filoloogia ja tõesti, vau. See on, ta ei ole vana inimene, aga ikkagi ta on vanaema, minu ema ja ma tunnen, et mul on ka juba küllalt elatud, aga minna selles vanuses veel ülikooli ja see kadalip läbi teha ja sellise kuidagi mängulisusega, see mulle annab selle tunde, et kuram, elu on veel ees. Elu on veel ees. Ja siis mul ongi kahju nendest noortest, kes noorest peast lähevad ülikooli, kellel puudub see elukogemus, küpsus ja kes tõmmatakse siis hirmu pealt. Mu emal on ju selles mõttes elupaigas kodu, muudki kinnisvara, lapsed suureks kasvatatud, elu on nagu paigas, millestki puudu pole ja temas on see vabadus, et ta saab valida, et ei ole niimoodi, et alustad elu. No mul on nüüd see haridus ja okei, siin vist see aparaaditehase kultuuriplatvormi raames. Kuni ma ise ei pea äkki seal kellegagi mingit kvääriakti tegema, võib-olla antakse lihtsalt raha, pean reklaamima seda asja. Ja üleüldse me ju kõik oleme armastuse poolt. Aga teate, armsad kuulajad, see kväärindus, see ei ole armastus. Kui süvendatakse inimeste hingehaavasid, et neid ära kasutada, et neid viia veel suurematesse haavadesse ja valudesse, siis see on armastuse puudumise väärkohtlemine. Need inimesed väärivad armastust, kui mulle tuleb vastu keegi, kes ma näen on oma soosegaduses, kus ma ka ei saa aru, kes ta on. Kui tal just ei ole seda pedofiili pilku, mis mõndel inimestel on kahjuks, siis mul on kaastunne. Aga kui ma näen nendes ohtu, kas või need pedofiilid ja need, kes on nagu täiesti juba, sa näed, et tal on pilk, niimoodi hullu pilk on ees ja ta ajab täiega mingit asja. Ta on ise enda eest ära põgenenud sellesse asja, kus ta ajab mingit pikeralt värgid, lipud. Ja mis elu see on? Mis elu see on? Mul on kahju ja mul on kahju ka nendest, kes ei saa aru, et minu mõte pole vihata või viha külvata. Minu mõte on see, et kuulge, nad ise ütlevad ka, et see on kuradi asina. Kuradisilla kolledž. Õudne. Ma tiiai kohe ta ilm jõud, aga kindla on tuu, et latseb omaga nii tulevik. Ja kõik, mida mi täänpä teemi, kuis mi elämi, eläs edesi mi latsin. Ja tuu perest ma esi tunne, et ma ei sure mitte kunagi ära. Kunagi oli isegi määnegi saade surematu tankama klood või mis ta oli. Vanast aast. Ma esi mõtle, et ma latsena kai päris palju telekat ja määnsegi asja ma võiks kohegi nagu kinni jäänu, määnsegi seebika ja et või olla, et ma olengi nii temperamendiga ja äkiline, aga seebika või olla, et noide perest. Ja üks sõdak oli nii vaimukas
situatsioon, kus nad ütlivad, et mä se kangelasena omava supertegelases ja siis ma ütlen, et kes oli seal Batman ja igasuguse moodsa asja ja siis ma ütlen, et ma olen Galina Blanca. Ja siis me kaivame minna nagu mida ei tea ta on. Ja siis me mõtlivad, et ta ongi määnegi kangelane. Ja tegelikult oli ta üks telereklaam. Galina Blanca, pull, 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 pull. Ja siis ma pandsin neile taad reklaami ja laulu ja siis oli väga sääne rõõmuga olemine. Pätsiga saab palju nalja, sest ne omavad säänse nagu vahetu ja näide seen ja külen oleidad kotti ka, mis sa sõs teekse mulle. Mä andesta se väga lihtsahe, sest mä eläse hetken ja tuud mulle väga palju näide käest opnu. Ja kuis esihindel ka vahtepeal, kui henglet väga täys ja ütled väga konkreetselt. Sest Aleksander näütsus on sääne, et kui ma ütlen midagi väga konkreetselt, sest ta ütles mulle, sa oled kuri. Ja siis ma mõtlen, et päriselt vist oli kurja inimest nännu, et ta mõtles, et kui ma niimoodi tõsiselt kõnele, sest ma olen kuri. Ja aga elo. Ja kui ta üks päev ütel mulle, et ta taht sõjaväkke minna, siis ma hiitu väega, sest ma mõtlen, et ma joht lupai oma pojal minna sinna. Kuigi see on see nagu distsipliini poole pealt, ta või hästi maada, aga sest ma mõtlegi, et ta distsipliini tüü ma teeks esi ära ja isaka. Aga see on see sõjamasinahe ummi latsi lasta. Tuu oli õige tunne ja tuu pärast me pead latsiga kaitsmada igasugutse tuleviku mõttu, professuure ja sadiste iist. Aituma kullemast ja järgmetse kõrrani.